juhtimine ja organisatsioon käivad nagu omavahel kokku ja kui proovida seda kuidagi paari lausesse panna, siis on umbes sama, et kui küsida, mis on nagu elu, et minu jaoks on nagu juhtimine ongi nagu selline nagu loomulik tegevus, mis koosneb nagu väga paljudest nüanssidest. Et sa pead tajuma nagu organisatsiooni elurütmi, sa pead nagu ka elus minu meelest seadma endale eesmärgi, tegema plaani, mismoodi oma eesmärkidele jõuda. Juhtimises lihtsalt sa pead olema võrratult laiemat pilti suutma vaadata, et oma isiklikus elus eesmärgi seadmine on nagu, seal on vähem muutujaid. Sa suudad seal nagu seda lihtsamalt teha, aga paljud ei suuda ka seda teha. Nii et need, et ikka peab suutma nagu eesmärgi luua ja plaani looma selle eesmärgini jõudmiseks ja organisatsioonis siis suutma nagu inimesed endaga nagu kaasa tõmmata seda ellu viima. No küll on paljus on seal ilmselgeid asju, aga on see midagi ka rasket? Midagi niisugust olulist, mis su mõtteid seob ja millega sa mõttes oled, mis sulle küsimusi tekitab? No eks see raske vast on alati heas vormis olla. Sellepärast, et minu arust juhtidele väga ei taheta ka nagu andestada või kui sa nagu teiselt nõuad, siis sa pead ise olema ka nagu kogu aeg heas vormis ja seda nagu pika aja vältel teha on tegelikult ma olen näinud, et paljud ei suuda. Et paar aastat suudetakse nagu ära teha, olla nagu heas vormis ja siis tulevad, ma ei tea, kas isiklikust elust tulenevalt mingid muutujad sisse või mis iganes. Sest juhti ikkagi vaadatakse nagu sellise pikas perspektiivis või usaldus organisatsiooni liikmetel juhi vastu ei teki aastaga, ei teki 2. Ei ole võimalik, aga kui sind ei usaldata, siis ei usaldata tõenäoliselt võib-olla sinu eesmärki, ei usaldata sinu plaani ja inimesi ei tule sinu kaasa. Nad võtavad seda kui nagu ajutist nähtust. Et nagu see pikaajaliselt heas vormis olemine, et see on nagu minu meelest üsna selline raske ja väga oluline. Teed sa midagi siis, kui need põhilised küsimused sellest teemast tekivad? On sul mingid tehnikad või võtted või lihtsalt tuleb ära kannatada ja teha hea nägu? Ei. Sul tuleb see välja? Pead tagasisidet saama. Lähed otsima positiivset tagasisidet sellest, et sa nagu teed õieti, on ju. Et tagasiside on ikka nagu oluline, et see tuleb võtta tagasisidet nagu organisatsioonis seest. Et igaüks vajab õlale patsutamist, et sealhulgas ka nagu juht, et ei ole olemas nagu ilmeksimatud inimesi, et ja kui organisatsiooni liikmed ja sa usud ka, et see tagasiside, mis sulle antakse, ei ole omakasulik tagasiside, et saada paremaid töötingimusi järgmiseks aastaks, aga sa usud, et see on nagu siiras ja sa lähed linna peale, vaatad konkurentidele otsa ja nemad patsutavad õla peale ja lähed oma klientidega rääkima ja nemad patsutavad õla peale. See tegelikult nagu see positiivne tagasiside on see, mis nagu annab kindlust, et sa oled õigel teel.